No kõigepealt siit Tallinnast või kusagilt mujalt Eestist, kes ei ole nüüd nii süvitsi kursis, ilmselt on üsna segaseks jäänud, et mis teil seal nüüd viimastel nädalatel toimunud on, et kuidas te ise selle kokku võtaksite? Ja mina võtaksin ta enda seisukohast kokku niimoodi, et eelmisel nädalal üks tore sketš, et Narva linnapea on nagu kvantlinnapea, et ta hommikul vaatab Facebookist, et kas minna linnavalitsusse või töötukassasse. Et selline väga ebastabiilne poliitiline olukord. Aga ütleme ausalt, et peale valimisi ei olegi peale kohaliku omavalitsuse valimisi tekkinud sellist selge stabiilsust. Tuletame meelde, et esialgu oli meid 17 tänases koalitsioonis, et kurikuulus Ivan Jegorovi ülejooksmine pole selles koalitsioonis olnud esimene. Esimene oli Oleg Kiseljunas, kellele teine pool lubas kaitset tema võimaliku häälteostu eest. Nii et on olnud selline keeruline aeg, aga ma tahan rõhutada, et volikogu on vastu võtnud otsuseid, raskeid otsuseid ja ikkagi toiminud.